Nii, igatahes mul on väga hea meel, et terve ruum on inimesi täis, ma arvan, et see rohkem ei mahukski. Te olete tulnud siis maailmavaate debatile. Täna väitlevad siin noored sotsiaaldemokraadid ja noored reformierakondlased. Mina olen Ivo Visak, ma olen Tartu noortevolikogu esimees. Tartu noortevolikogu on siis Tartu juures tegutsev organisatsioon, mis liidab omavahel Tartu noortevolikogusse jõudnud erakondade noori ja ka Tartu noori. Ilma pikema jututama teen siis ka tutvust, et kes meil siis täna omavahel debateerivad. Alustan enda paremat käed. Muidugi tuleb ka märkida seda, et parem vasakpaigutus ei ole üldse mitte juhuslik. Et paremat poolt siis Reformierakond esindavad täna Martin Pekk ja Mihkel Leis ja sotsiaaldemokraat esindavad Jana Piiro ja Rait Mänd. Teemadeks siis samasooliste abielu ja Tartu koolivõrk. Ja räägin ka natukene reeglitest. Mõlemal puhul siis erakond esitab enda 3-minutilise kõne või seisukoha antud teemal. Seejärel 3-minutilise seisukoha annab ka teine erakond. Järgneb avatud debatt ja järgnevad teie küsimused ja siis järgmine teema ka muud. Vot nii. Ja ma arvan, et alustame siis esimese teemaga. Samasooliste abielu ja ennem me tegime siin mingi viske tulemusel alustavad sotsiaaldemokraadid. Järgmine teemaga alustavad siis Reformierakond. Jah, kolmestele sõna. Nii, tere, väga tore, et teid nii palju on. Ja esimene teema siis see samasooliste partnerlus, kooselu, abielu. Et meie kõige peamine seisukoht on, et praegune regulatsioon on väga puudulik. Ehk siis tuleb täita praegu see lünk, mis on meie õigusruumis, et samasoolised saaks samasugused õigused, nagu on tavalistel paaridel, traditsioonilistel, kui nii võib öelda. Esiteks siis igaks juhuks, ma loodan, et väga niisuguseid konservatiivseid äärmuslasi meil ei ole, et igaks juhuks ikkagi mainin ära, et ka Maailma Terviseorganisatsiooni klassifitseerib homoseksuaalsust häirega häldana, et tegemist täiesti normaalsete inimestega. Ja seda siis samasooliste paaride kooselu määratletakse lähedase suhtena 2 mehe või 2 naise vahel, kes elavad ühes leibkonnas, perekonnas, kuhu võivad kuuluda lapsed. Ja mis on siis praegu peamine probleem, et mis on need reguleerivad küsimused, on kooselu sõlmimise eeldused, varalised suhted, üürisuhted, lastega seotud küsimused, pärimisõiguslikud küsimused ja kõik see, et hetkel me oleme selles osas nagu teistest paljust Euroopade ja maailma riikidest nagu maha jäänud, et kooseluseadus on näiteks paljus Euroopa riikides, ma ei tea lugema, aga sellistes riikides nagu Uruguay, Argentiina, Brasiilia, et me oleme küll noor demokraatia ja on see nõukogude taak võib-olla veel eriti vanemal generatsioonil seljas, et kus seda oma samasoolise paari ei tunnistata. Aga ma leian, et me oleme nüüd kindlasti juba ammu seal, me oleme ühiskonnaga, et see on nagu siuke osa, mida me peaks tunnustama. Ja lisaks näiteks on ka kooseluseadus parlamendi tasemel arvutusse all hetkel Lätis ja Poolas. Et mis on siis meie seisukoht, et peaksid samasoolised paarid saama täpselt samasugused õigused, nagu on traditsiooniliselt selles perekonnas, kus on mees ja naine. Et mis siis määratleks ära esiteks selle, et ühise vara probleem, et kui nüüd samasoolised paarid soetavad ühisvara ja hiljem lahutuse käigus ei tekiks juriidilist probleemi, kelle oma asja, et see on tegemist ühisvaraga. Siis lisaks see, et kui inimesega midagi juhtub, et siis lähim isik ongi tal ja tema see partner, kes tal on, olgu siis 2 mehe või 2 naise puhul. Et olgu selleks siis pärimisõigus või siis lihtsalt muu draama puhul või et kes on siis kõige lähemal seisev isik. Lisaks laieneks neile ka siis seaduse punktid, mis puudutavad lähisuhtevägivalda, just seda meditsiinilist eriolukorda ja probleemimaksuõiguses, näiteks siis ühise tuludeklaratsiooni esitamine. Et rahvusvahelised kokkulepped ja alusdokumendid, paljud näiteks Euroopa Inimõiguste konventsioon väidavad, et seda tuleks nagu tagada, et see peaks tagama personaalautonoomia, identiteedi, isiku puutumatuse,
staatusisiku arengu, isiku identifitseerimise ja isiksuse muude kvaliteetide kaitse. Ja oluline on siis see, et ka laste poolelt, et me pooldame, et samasoolised paarid saaksid adopteerida lapsi ja saaks olla kasuvanemateks siis. Sest et see puudutab samuti sotsiaal- ja hoolekandevaldkonda, samuti meditsiinist olukorda jällegi, sest et perekonnaelu mõiste Eestis hõlmab ka laste suhteid ka kasuvanemaga, et kes siis on isik, kes last tegelikult kasvatab, kuid ei ole selle lapse vanem ega võõras vanem. Ja me teame, et fakt, et samasoolised paarid meil eksisteerivad, kus on ka lapsed perekonnas, et neid seda ei saa nagu eitada, et ka see on, kus regulatsioon tuleb täiustada. Aitäh. Noh, siin kõige lihtsam oleks öelda, et oleme nõus. Aga ikkagi tegelikult tuleks natuke täpsustada. Kõigepealt tegelikult samasooliste partnerlus või kooselu seaduslikku raamistik on tegelikult ainult üks osa tegelikult tunduvalt suuremast seaduslikust raamistikust. Nimelt tegelikult meie arvame, et oleks vaja luua seaduspakett kõigile nii-öelda siis mitte kooselulises suhtes, mitte abielulises kooselus olevas suhtes paaridele. Ehk siis see puudutab nii heteropaare kui puudutab ka siis homoseksuaalseid paare. Ja tõepoolest viimasel ajal on antud teema kerkinud üles nii meedias kui ka ütleme siis erinevate Riigikogu erakondade tasandil. Augustis saatis justiitsminister Kristen Michal ka kõikidele erakondadele, kes on parlamendis esitatud küsimuse, et mida siis peaks antud teemaga tegema ja laias laastus, mis on üldse meie valikud. Kui me räägime nüüd mitteabielulises kooselus olevatest paaridest ja nende õiguslikus raamistikust. Et kõigepealt esimene variant oleks jätta kehtiv õigus muutmata, võib-olla kõrvaldada mingisuguseid väikeseid probleeme erinevates seadustes. Arvame, et pigem mitte, et kehtiv õigus tõepoolest, nagu ka hea eelkõneleja välja tõi, omab teatud miinuseid ja on kindlasti vähemalt samasoolistele paaridele ahistav ja ebaõiglane. Siis on veel variant näiteks avada abielu institutsioon ka samasoolistele paaridele. Pigem abielu institutsiooni avamist Reformierakonna noortekogu ei pooldaks. Oleks võimalik tekitada ka teatud näidislepingute pakett. Me näiteks panna siis internetti mingisugune näidislepingute pakett, kus siis kõik mitteabielulises suhtes olevad paarid saaksid teatud tüüplepingud alla laadida, ja siis notari juures täita. Paraku ei ole ta ka päeva lõpuks arvatavasti ammendav ja selline rahuldav, kuna näidislepingud saavad olla ikkagi teatud näidised ja eeldatavasti ei suuda iga üksikjuhuga arvestada. Ja siis veel variant meie arvates kõige parem, et võiks siis olla eraldi lepingu liik mitteabielulises kooselus paaridele, ehk siis tuleks luua teatud partnerlusleping ja partnerlusseadus. Ja tõepoolest on eelnevalt mainitud, vastav leping ja seadus peaks tagama kõik olulised varalised ja sotsiaalsed õigused ja kohustused, tõepoolest kooselu sõlmimise eeldused, varalised suhted, üürisuhted, lastega seotud küsimused, pärimisõiguslikud küsimused, lahuselu ja kooselu lõpetamine, eestkoste ja ülalpidamise küsimused ning sarnaselt heade kolleegidega teisel pool imot arvame ka meie, et võiksid mitteabielulises suhtes olevad paarid saada ka seaduslikult adopteerida ja samamoodi siis ka siis homoseksuaalsed paarid. Ja kui vaadata erinevaid uuringuid, mis on küll läbi viidud suuresti, kui me räägime homoseksuaalsetest paaridest, räägime naispartnerite puhul ja naispartnerite laste kasvatamisest, siis ei ole, mina ei suutnud leida küll mitte ühtegi uurimust, mis näitaks, et samasooliste paaride lastel esineks võrreldes heteropaaride poolt kasvatatud lastega mingisuguseid häireid, hälbeid, pigem isegi kohati rohkem enesekindlust, pigem isegi kohati rohkem sotsiaalset võimekust, pigem isegi kohati rohkem tolerantsust. Praktikas toimuks nii või naa. Kohtusime vastava huvigrupi esindajatega ehk siis gei- ja lesbiliidu esindajatega, kes tõi meile väga praktilise näite, kuidas ka praegu samasoolised paarid tegelikult kasvatavad reaalselt lapsi, kuidas on võimalik seadustest mööda hiilida. Adopteerimisel me leiame, et ikkagi lähtutakse nii-öelda üksikjuhtumitest, ehk see, kui me ka lubame samasoolistel paaridel adopteerida, siis see ei tähenda automaatselt seda, et kõik saavad endale võtta nii-öelda lapse ja hakata teda kohe kasvatama, täpselt samamoodi nagu praegu erisooliste paaride puhul ikkagi adopteerimisel on väga ranged nõuded, väga ranged reeglid, et ma arvan, et neid järgitakse ja loomulikult erinevate riikide praktika, et erinevates riikides
juba hetkel rakendub Soome neutraalne partnerlusseadus, Andorra, Austraalia, Brasiilia, Taani, Soome, Prantsusmaa, et ja kuskil pole riigikord selle pärast kukkunud, aitäh! Nii nagu me siis nägime, vaated nagu ei paistab, et vaated niivõrd väga ei erinev, aga tegelikult ju me räägime ikkagi 2 erinevast asjast. Nagu ma aru sain, siis sotsiaaldemokraatide puhul on täpselt see, et teie soovitate kohe, et samasoolised saaksid abielluda, kui teie puhul on pigem see, et te soovite partnerluslepingut. Ma täpsustaks, et esialgu partnerlusleping, et abieluga paljudes teistes Vana-Euroopa riikides ei ole veel seadustatud, aga ma usun, et meie ühiskond võib-olla päris selleks ei ole valmis, aga ma usun, et lähima 10 aasta perspektiivis kindlasti. Ma tooks ära ka selle, et kui Mihkel mainis ära, et ka Riigikogus küsiti seda arvamust, et siis kuidas need vastused tulid, et pooldas samasooliste paaride partnerlusseadust 32 vastanud, 40 saadikut ei toetanud kooseluseadust ja 21 saadikut ei vastanud küsimusele ja 9 seisukohad pole teada. Mis näitab, et kahjuks parlamendis seda meelsust ei ole, et see asi muutuda võiks. Et teil on võimalus selles suhtes nagu oma erakonda mõjutada ka. Tegelikult oleme erakonna mõjutanud ja Reformierakond liberaalse erakonnana tegelikult ei ole ju, kuna Reformierakond üldse partnerlusseaduse loomise algatas, siis selles suhtes kindlasti Reformierakond on ka selle poolt, et kõik inimesed saaksid vaatamata oma erinevate eelistustel elada siis õnnelikku ja rõõmsat täisväärtuslikku elu, mis ongi ju tegelikult antud seaduse loomise nii-öelda põhjuseks. Ja tegelikult Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid jällegi on siin vastanud ka justiitsministrile samamoodi olnud siis mõttega rahul. Keskerakonna poolt minule teadaolevalt pole vastust tulnud ja IRL konservatiividena pigem jätaks siis status quo ehk siis antud hetkel seadusliku raamistiku samaks. Küll aga selle abielu teemaga, tõepoolest, et abielu on praegu meil juba näiteks Soomes, Rootsis, Belgias, Islandis, Hollandis ja veel põsus riikides. Aga Soomes ei ole. Soomes? No ma täpsustaski selle koha pealt, et on välja tulnud Põhjamaades selline tendents, et kui see partnerlusleping on realiseeritud, siis juba paari aasta pärast nad tegelikult tahavad selle viia ikkagi abielu institutsiooni avamiseni. Et siin oleks nagu võimalus lihtsalt mingi tobe vahesamm tegelikult. Ma küsin ühte asja, et enne Riigikogu valimisi Ulrika Laane kirjutas sellise artikli nagu homoseksuaalis homo sapiens. Ja seal oli kõikide erakondade peade poolt küsitud, et mida nemad siis arvavad. Andrus Ansip tõi väga huvitav vastus, et pean abielu mehe ja naise vahetust pühaks suhtest. Kuidas me saame, kas õigusriigis selline asi nagu pühaduse mõõde, et selline asi on olemas, et miks see abielu on siis püha? Ma arvan, et esiteks teeme selle selgeks, et mina Martin esindame siin ikkagi pigem Eesti Reformierakonna noortekogu seisukohti, mitte Eesti Reformierakonna ametlikke seisukohti ja kindlasti ei saa me rääkida Andrus Ansipi eest, et mida tema mõtles, kui ta nii ütles, nagu Ivo ütles, aga ei, tähendab abielu institutsioon kui selline. Et ma arvan, et me peaksime, kui me räägime näiteks kiriklikus ringkondades või vanakooli inimeste jaoks, et kui see abielu institutsioon kui selline on püha, et siis ma ausalt öeldes ei näe otsest põhjust, miks me siis peaksime minema selle partnerluslepinguga nii-öelda abielu mõiste juurde. Et miks me peaksime seda nimetama abieluks, eriti kuna rõhutan, meil oli Reformierakonna noortekogu kohtus vastava huvigrupiga ehk siis Eesti geinnoorte esindajatega pluss veel natuke vanemate antud arvamusliidritega. Ja tegelikult arvamusliidrid ise ei nõudnud abielu institutsiooni avamist. Et pigem nende soov oli lihtsalt see, et nad saaksid sarnaselt heteropaaridega üles ehitatud alustel olla õnnelikud, adopteerida lapsi, kui see oleks vähegi võimalik, et nende varalised suhted oleksid korras. Et pigem kui huvigruppi ennast otseselt see abielu institutsiooni avamine nii väga ei huvita, et siis ma ei näe ka põhjust, miks peaksime meie tohutult abielu institutsiooni avamist pushima ja sellel ajal tekitama pahameelt teatud ühiskonnakihtides, näiteks kirikus, või siis nii-öelda vanakooli meestes, kes leiavad, et see abielu on ikka mehe ja naise asi. Las ta siis olla. Tegelikult sisu see otseselt minu arvates ei muuda. Asja mõte jääb samaks.
selge. selle nii-öelda see, et abielu on püha selle osas, et sa mainisid seda kiriklikku tausta. Et kui uurimused kõik näitab, et Eesti on tegelikult küll kuskmatu rahvas, et vist 80% nagu ennast ei määratle usuliselt, et siis minu meelest abielu pühadus on ikkagi meil see nõukogude pärand. Et kus oli see, et tuli abielluda, abielu rangelt mehe ja naise vaheline, et ma ei leia, et Eestis oleks abielu poolt sellest just see usuline taust see, mis välistaks selle avamise. Ja ma ei olegi väitud, et ta nagu välistaks. Kaugel sellest, aga pigem väidan, et kui samasoolised otseselt ei soovi, et nende partnerlust nimetatakse abieluks ja kui mingisugust kas või väikest huvigruppi häiriks tohutult see, et kui seda nimetatakse abieluks, et siis ma lihtsalt ei näe mõtet abielu institutsiooni avamisel, et nii-öelda ajada asja ilma asjata ja ilma mingisuguste põhjalike või ütleme ratsionaalsete sügavate põhjusteta liiga keeruliseks või mõnele huvigrupile väga raskesti vastuvõetavaks. Aga kas te ei mõtle seda, et antud juhul, kui me räägime abielust, siis tegelikult tehakse väga selge eraldus partnerluslepingust, õigemini siis sellest kooselu seadustamisest ja abielust. Et abielu puhul me räägime tunduvalt tugevamast õigusraamistikust, näiteks lapsendamise õigus. Tegelikkuses on see sisult täiesti sama seadus, eks ole, et põhimõtteliselt oleks küll lihtne, kui me muudaksime selle abielu seaduse täna ära. Oleksime selle samasooliste klausli sinna juurde olekski tehtud. Aga kui me teeme uue partnerlusseaduse, siis me kopeerime seda abielu seadust tegelikult. Põhimõtteliselt on täpselt sama asi. Et mõlemad pooled oleks nõus näiteks sellega, kui geipaarid saaksid näiteks lapsendada? Absoluutselt. Sellest me tegelikult pikalt ka oma sissejuhatuses rääkisin. Et tegelikult tõepoolest, kui keegi suudab välja tuua, siis suudab, aga mina ei ole kuskilt leidnud mitte ühtegi uuringut, mis näitaks seda, et geipaaride poolt kasutatud lastel esineks mis iganes kõrvalekaldeid või hälbeid erinevalt heteropaaride poolt kasutatud lastest. Ja veel minu isiklik arvamus puhtalt, et ausalt öeldes mina arvan, et lapsel on parem kasvada peres, kus tal on näiteks 2 hoolitsevat ema, kui nii-öelda normaalses peres, kus on ema, siis võib-olla isal on lapsiprobleemid. Eks ma kujutan ette, et te kõik olete selle sotsiaalne pahupoolega mingis mõttes kokku puutunud. Et ma arvan, et 2 head ema on kohati võib-olla isegi parem kui 1 hea ema ja 1 halb isa näiteks. 2 head isa. Et sellega kui räägime nõustud, et mis näitab jällegi praegusel selle seaduse on see nõrkust ja hoiakuid, on see, et üks näide, kus soovist oma abielu registreerida, Eesti on soomlane, 2 meest. Ja kuna abielu sooviti sõlmida Rootsis, kus on see abielu seaduslik, siis dokumendid ainult sisse 2010 aastal Stockholmi Jaakobi kirikusse, kus paaril paluti siis lisaks esitada ka tõend elukoha riigist. Aga Eestist pärit mehel ei väljastatud seda abielu võimet tõendit, sest tema partner oli meessoost. Ja tõendi sai või väljastada mehe vallalisuse staatuse kohta. Ehk siis mis jälle oli see, et see abielu ei registreerida. Ma ei leia, et siin oleks nagu mingit põhjust nagu seda keerata, et isegi okei, kui see on Eestis, see ei ole nagu seadusega lubatud. Et kui inimene soovib seda teha seda seal, kus see on seaduslik, et siis ma ei näe mingit põhjust, et seda peaks nagu niimoodi takistama. Just. Et mina arvan, et tegelikult terve see küsimus taandub ühele sellisele laiemale printsiibile, võib-olla millega tuleks seadusloomes ja eriti nagu sellises seadusloomes, mis puudutab ka teatavaid moraali küsimusi, tuleks arvestada, et minu arvates vähemalt, et seadusloomes tuleks muuhulgas lähtuda iga inimese õigusest luua endale õnnelik elu temale sobivatel tingimustel, seda loomulikult juhul, kui inimese säärane püüdlus ei hakka kahjustama teise inimese samasuguseid võimalusi, ehk siis teise inimese püüdlust õnnelikule elule. Et täpselt samamoodi, kui me räägime samasooliste paaride kooselust, kooseluseadusest, teatud raamistikust, siis ma näen, et antud raamistik teeks väga palju paremaks samasooliste paaride elu, aga samas ma ei näe kuidagi, kuidas ta halvendaks, ütleme siis, paadunud kristlase või paadunud homofoobi elu, nii-öelda. Nii et sellest me peaksime lähtuma. Keegi saab antud raamistiku puhul õnnelikuks ja tegelikult teised ei kaota mitte midagi. Ja kui nad on nii väiklased, siis see on juba
Aitäh, aga kas publikul on vahepeal äkki küsimusi tekkinud? Jaa, palun. Ma tahaks küsida Reformierakonna käest, et kui te ütlete, et abieluseadus ja teie nii-öelda võrratu partnerlusseadus on täpselt üks ja see sama asi, siis miks me peame looma ühe uue seaduse, kui me saame lisada lihtsalt ühe lause nii-öelda abieluseadusse ja kõik on nagu rõõmsad? Aga see ongi see, et meie ei näe, et meie ühiskond on valmis nimetama seda asja abieluks, et siis me ikkagi kristlaste territooriumile tungime ja nende mõiste tähendust natukene muudame, et selleks ei ole nagu tegelikult mõtet. Ehk siis parem on luua kaks seadust, mis on, üks on täiesti mõttetu, sest et see on täpselt sama seadus, mis on see teine, aga lihtsalt, et me ei solvaks kristlasi, kui samas riik teeb tihtipeale otsuseid, mis võib-olla mingisugusele huvigrupile ei meeldi, aga siiski me arvame, et see on nii-öelda ühiskonna hüvanguks parem. Me ei pea ka rääkima siin otseselt kristlaste solvamisest niivõrd kuivõrd. Me võime rääkida ka puht pragmaatiliselt, võime rääkida puht poliitiliselt, et kui me ma lihtsalt kujutan ette, kui me mingil hetkel tõepoolest tahame antud ettepanekuga seaduseks muuta, siis näiteks, kui ma mõtleme teiste erakondade peale Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide, kes ka on väga liberaalsed antud küsimuses, mõtleme näiteks Isamaa Respublika Liidu peale, üks ikkagi Eesti tugevat poliitilisi jõudusid, suhteliselt konservatiivsed, leiavad, et praegune olukord peaks säilima ja kujutame nüüd ette näiteks, kui me viskame Isamaa Respublika Liidule ette kondi, et nimetame seda abieluks ja siis veel adopteerime ja siis veel teeme kõike muud. Ilmselgelt seal tekib väike selline kaitsease. Ja kui me räägime nüüd sellest, et kuidas see seadus võiks ka jõustuda, siis meil ei ole lihtsalt põhimõtteliselt mõtet vihastada välja mingisuguseid huvigruppe, nii kristlasi, võib-olla mõnda poliitilist jõudu, kes sellisel juhul, kui seda abieluks ei nimetataks, tuleks tegelikult hea mõttega kaasa, eks selle sisu jääks ju samaks. Aga juhul, kui see abielu mõiste sinna taha tuleb, selle mõttega enam kaasa ei tuleks. Okei, aga siis ei oleks lihtsam lisada näiteks abieluseaduse klausel samasoolised paarid moodustavad partnerlussuhte, millele kehtivad kõik abieluseaduses määratud paragrahvid. Või kui te mõtlete seadusi, siis need ei ole niimoodi, iga punkti jaoks tehakse uus seadus, vaid lihtsalt viidatakse näiteks, et kõik need punktid kehtivad, et ei pea isegi ütlema abielu selle kohta, aga põhimõtteliselt ütlete ju, et ma tahaks tegelikult öelda, et see on nagu teelatehnik juba või pigem niisugune tehnoküsimus, et mille üle me ju tegelikult arutame printsiibi üle. Te olete mõlemad nõus, seepärast, et juba ütleme natukene iga. Tegelikult sul on point õige, nagu ma ütlesin, et varem või hiljem tendents on selline, et ikkagi võetakse see abielu seadus. Aga võtame rahulikult, oluline on saavutada see tulemuseks. Teie näete, et me peaksime looma seaduse, siis 2 aastat hiljem tühistama terve seadustiku, mis on näiteks, mis abielu seadustik on väga pikk seadus. Kui ühiskonna diskussioon leiab niimoodi. Aga kas te arvate, et kui teha partnerlusseadus, siis Isamaa ja Respublika Liit oleksid nõus sellega? Suurema tõenäosus. Aga korraks, mida Soitsa arvab? Tahtsin, Mihkel tõi välja selle, et kui me kanname selle abielu seaduse nime alla ja IRL-i ette viskame, siis see neile ei meeldi. Minu arust Riigikogus võetakse pidevalt vastu seda otsus, mis peaaegu poolele Riigikogule ei meeldi. Et ma ei näe siin nagu vahet, kas see abielu seadus on see mingi maksundust puudutav seadus või ükskõik mis, et ilmselgelt see ei saa alati kõigile meeldida. Jah, ma ei vaidle vastu, aga samas ütlen, kui asja sisu jääb samaks ja ütleme õigused, mida saavad inimesed jääb samaks ja kui huvigrupp saab need õigused, mida ta on soovinud, et siis ma lihtsalt ei näe põhjust ilma asjata veel omalt poolt tervet seda teemat üle forsseerida nii-öelda. Et kui huvigrupp on õnnelik, võib-olla kõik poliitilised jõud, natuke pika hambaga küll, eks ole, aga enam-vähem on õnnelikud, et miks me siis peaksime hakkama kunstlikult veel tervet seda temaatikat üle forsseerima ja nõudma siis veel seda, et me hakkame nimetama seda partnerlust ka abieluks. Eriti kuna huvigrupp ei ole sellest nii väga huvitav. Jah, me oleme küsida. Mulle meeldis küsimus püstitus, et selles mõttes on idee sellele, et ma tahaks, et mõlemad pooled vastaks selle nii-öelda. Ja siis tegelikult nii-öelda, võttes sinu küsimust aluseks, on võimalikult praegusesse abielu seadusesse panna klausel, et on võimalik registreerida kooselu ilma abielu nimetuseta ja selle rakenduvad kõik abielu seaduses toodud kohustused õigused, sealhulgas kaasnevatele seadustele.
ehk siis tegelikult heteropaaridel on valida abielu ja partnerlus ja samasoolistel on partnerlus. Poolt vastu on nii, ei ole. Kuidas Reformierakond selle vastu? See on nii tehniline küsimus. Ma ei oska kommenteerida, kas on võimalik niimoodi viidata. Ma juristi taustaga ei ole. Jah, ma mõtlen ka siiralt, et ma tõesti ei tea, kas on nii võimalik viidata, aga samas ma ei näe ka nii-öelda uue seaduse loomisel nii tohutut vaeva ja nii tohutut, ütleme, ei, kui mina teeks selle uue seaduse partnerlusleping, võtan copy-paste abielu seadust, panen pealkirjaks partnerlusseadus ja siis mõistete juures muudan ära, mis on abielu institutsioon, et partnerluse institutsioon on kahe isiku vaheline, partnerlus, sõltumata nende soost ja ongi korras. Kõik muud paragrahvid jäävad samaks, viited teistele seadustele jäävad samaks, ainult tuleb natuke teisi seadusi muuta selleks, et... Vaiskolaad, sa ei viitsi kirjutada. Teie teete tüüpile tööd seal, eks? Vist Simbol oli ka. Tegelikult abielu seadusega on nii, et sellega ei pea kiirustama, et abielus sündimuse, et need lapsed, kes on sündinud nagu vanemusega, kes on abielus, on aastal 2006 oli protsent 40 ja see protsent aina väheneb, et nagu võiks olla partnerlusseadus ja võiks olla, et inimesed, kes on sõlminud partnerlusseaduse, et nad võivad adopteerida lapsi. Jep, ja sa väga hea, et sa selle välja teed. Üks point on siin veel, et tõepoolest meil on väga palju paare, nii ka heteropaare, nagu ma alguses rõhutasin, et see küsimus ei ole meil ainult samasooliste partnerlus, vaid see küsimus on mitteabielulises kooselus elavate paaridele, eks ole, õiguslik raamistik. Siis meil on väga palju heteropaare, kes, kuidas ma ütlen, seda abielu institutsiooni kui sellist enam kuivõrd niivõrd väga pühaks ei pea ja pigem tahaksidki koos elada ilma abiellumata ja siis oleks ju väga hea, kui oleks teatud selline eraldi seaduslik raamistik ka neile. Et kui me lihtsalt lisame abielu seadusesse mingisuguse teatud täienduse, siis peab ikka abielluma. Mida palju? Ei pea. Nii-öelda siis ongi see, et heteropaaril oleks valida, et see suhe, millesse nad astuvad, eks ju, on kas nimetatakse abieluks või partnerluseks. Samasooliste puhul jääb partnerluseks ja IRL-il puhul on nendel hea meel, et seda ei nimetada abieluks. Aga eks ole, kui sa on juba seadusel abielu, sest tead, me vaidleme juriidikule. Tegelikult me vaidleme praegu, me vaidleme põhimõttuna, vaidleme mõtet juriidikule, et ma arvan, et selle võiks kokku tõmmata. Aga meil oli seadus. Mihkel, sa rääkisid oma väides, et samasooliste lapsed on kõik parema, nad on tolerantsemad, nad on... Ma ei ole päriselt paremad, nad on üldse kogu maha. Ainult päris nii, nad ei ole kindlasti halvemad ja kohati on võib-olla teatud mõttes suuremat tolerantsust ja avatust, et me tõepoolest, jah. Me oleme nüüd hiljem rääkinud terve tundi 20 minutit sellest abieluseadusest, aga samas see puudutab väga palju ka lapsekaitseseadust. Et hiljem need praegu täiskasvanud võivad otsustada kõik asjad, adopteerida lapse kõik asjad, aga hiljem, kui see laps on teismeikka jõudnud, siis tuleb niimoodi, et opa, kus mu ema või kus mu isa on. Muul maailmal nagu selles osas juba praktikat on, et siin ei ole küll välja tulnud, et keegi oleks sattunud mingi kiusamise alla koolis või oleks ta iseennast ebamugavalt tundnud, et enamikul juhtudel need samasoolised paarid ei tahagi lapsendada mingit võõrast last, eks ole. Et pigem on ta kellegi ühe partneri lähiliiklust. Ja üldiselt tegelikult, kui me räägime samasooliste partneri lapsendamisest, siis see, et kaks härrasmeest sooviksid lapsendada last, on ikkagi pigem väga harv juhus. Et pigem me räägime, üldiselt maailma praktikas, me räägime kahest naisest, kellel siis eelnevalt on juba laps olemas, kas siis loomulikult veel kunstlik viljastamine, eks ole, ma ei pea sulle lindude ja liblikat asja rääkima. On ka Google Baby olemas. Just, et tegelikult jah, see ühiskonna valmisolek ja see on tegelikult tõsine küsimus. Minu arust mõnes mõttes, võib-olla isegi kõige tähtsam küsimus. Kui me räägime samasooliste lapsendamisest ja tõepoolest, siin erinevatest uuringutest on ka välja tulnud, et ikkagi samasooliste vanemate lapsed koolis mingisugust teatud narrimist peavad natuke üle elama.
aga see narrimine on pigem ikkagi seal põhikooli, ütleme keskel, ma loodan, et mööda tuli pigem põhikooli keskel, 9. klassi lõpus on see juba okei, on ju, ei ole enam midagi. No ja gümnaasiumi lõpus tegelikult mitte ükski uuring ei näita, et neil lastel sellest väiksest narrimisest oleks tekkinud mingisuguseid permanentseid moraalseid või psüühilisi, ütleme siis kahjustusi. Aga lastekaitseseadust nii või naa tuleb muuta, siis seal on toodud vanemate eestkostajad ja kõik asjad on välja toodud, seda tuleb nii või naa muuta. Kogu see seltskond puudutakski just seda sama ka, et kus siis oleks samas soos võib-olla teine isa kasuisana, et ta oleks samamoodi kasuvanem, kui oleks seal kõrval siis sellel isal nagu naine. Et seal ei nagu nevad lihtsalt ka seadust. Okei, aga võtame uue küsimuse. Ma esindan siin valgeid heteromehi. Et ma arvan, et Reformierakonnal on pidevalt retoorikas see nagu teema üleval, et sotsiaaltoetusi kasutatakse ära, need maksaks liiga palju, need peavad olema paremini sihistatud. Et mulle tundub, et kui me võtame need sellised vanemad mehed, kui meil on partnerlusseadus ja abieluseadused, ütleme, mina kui vanem mees, kui mul on võimalus partnerlussuhtesse astuda, siis ma olen valmis seda teise mehega tegema, isegi kui mul on hetero. 2 heteromeest võivad ka põhimõtteliselt partnerlussuhtesse astuda. Aga abielluna väga ei tahaks astuda. Et ütleme nüüd nii, et sest abielu on ikkagi mehe naise suhe, eks ole, minu jaoks, või siis väga püha suhe, mis läheb ka nii allapoole veel. Küsimus on selles, et minu meelest, kui me kõrvutame see abielu nii-öelda teemat ja partnerlusteemat, et siis ma püstitan hüpoteesi ja siis kommenteerige seda, et juhul kui on partnerlusseadus, siis valged heteromehed, kes on üle 60-aastased, kasutavad seda süsteemi ära selleks, et saada mingit paremat sotsiaalset tagatisi ja sellega nii-öelda õõnestavad teie ühte mingit põhilist retoorikilist teemat, ehk siis nad hakkavad sotsiaalrahasid nii-öelda omakasvu püüdikult ära kasutama. Said oma mõttest aru? mitte päris, ma praegu ei kujuta ette, et kui me näiteks siin Martiniga paneksime leivad ühte kappi, et kuidas see meile sellist tohutut majanduslikku kasu tooks. Ja kui ma päris sellest ei saanud aru, küll aga tõepoolest, ega Reformierakond ei ole kunagi olnud erinevate toetuste, kui me räägime näiteks sotsiaaltoetustest nii-öelda lennukiga külvamise poolt, vaid pigem ikkagi jah, Reformierakond on ometi mõelnud selle peale, et ikkagi toetused inimestele vastavalt vajadustele. Kellel on rohkem abi vaja, saab rohkem toetust ja kellel vähem, see vähem. Et võib-olla erinevad sotsiaaldemokraatidest väga sedasi lennuki pealt küll nad ei sooviks. Aga jah, ma küsin sinu käest, selgita palun, et kuidas ütleme, et kui me siin Martiniga kokku kolime, et kuidas me nüüd siis sellest antud... Ühine tulumaksudeklaratsioonidel on võimalik saada raha tagasi. Vaata, kui te üks erandi olete, siis te ei saa, aga koos olles saate. Jah, selles mõttes, see on tulude või nende maksude optimeerimine ja täiesti legaalne viis. Jumala hea point. Aga võtame veel viimase küsimuse sel teemal, et see on taga oli. Ja Mihkis enne mainisid adapteerimist, et küsimus mõlemale noortekoogule, et mida te arvate, kas adapteerimine on liiga bürokraatlik hetkeolukorras või tuleb seda veel karmistada, kui nüüd samasooliste partnerlust hakatakse nagu tegema? Et kuidas see lapsed on siis? Ma arvan, et nii palju, kui ma olen uurinud, ma pean tunnistama, ma ei ole adapteerimisteemal ei ole kohe adapteerinud siiralt isiklik kogemus puudu. Küll aga ilmselgelt, kui me räägime ühe noore inimese, lapse, imiku, kelle iganes elust, mis siis antakse nii-öelda 2 inimese, pole siis vahet, kas 2 naise või mehe ja naise kätte, siis pigem tasub seal olla ettevaatlikum, kontrollivam, kui käituda siis selle noore inimese, lapse, beebi eluga kergekäeliselt ja anda ta kergekäeliselt ära. Nii et ma arvan küll, et tänases käsitluses seadus on, ütleme, juba piisavalt karm. Et ma ei usu, et seal tuleb midagi tohutult hakata võib-olla karmistama, aga ma arvan, et see karmus on pigem hea kui halb antud kontekstis. Sigur oli ka äkki arvamus. Jah, et ma kahjuks ka ei ole selle adapteerimise tingimustega sellega kursis, ei ole vaja läinud.
aga mis on kindel, et ei tohiks teha seal mitte mingisugust erisusi, et olenemata, kes aborteerida tahavad. Et siiamaani me avalikkus väga täheldanud, et meil oleks need aborteerimistingimused liiga lõdvad, et oleks see probleemiks. Et ma ei leia, et see tuleks nüüd hakata ka mingeid erisusi sisse kindlasti mitte. Võib just asja küsida, et natuke elevust debatti juurde tuua, et nii palju ma olen inimeste arvamusi kuulnud seoses nagu homo teemaga, et neid isegi väga häiri nende see seadus, mida praegu nagu kaalutakse. Et pigem inimesi häirivad just nimelt sellised asjad nagu homoparaadid näiteks. Et mida sellest arvate, et kui mida siis asja teha tuleks, et kui suur kus inimesi häirib näiteks? Meeleavald selles suhtes, et mingi meeleavalduse või mingi ürituse võib organiseerida igaüks. Selles suhtes pole see vahet, kas teevad seda homod, heterod, loomakaitsjad, kes iganes. Et mille, see on lihtsalt see, et ta on võib-olla ühiskondlikult natuke valus teema, siis ta tõstab esile. Ja kindlasti ka see kogukond tunneb seda ja siis võib-olla ka nad keeravad natuke vinti peale, et veel rohkem sinna valupunktile suruda. Et inimestele rohkem kohale jõuda. Jah, paraadile. Tõepoolest. Aga no iseenesest mulle ei ole nende paraadile vastu otseselt. Ei, ma peale, siis ma ütlen nagu, et ma võistan, eks ole. Samas nii palju, kuna ma tõesti olen antud teemast päris sügavalt sees olnud viimased paar kuud. Nii palju süvitsi tegelenud et olen arutanud antud teemat päris paljude inimestega päris erinevatest, ütleme siis ühiskonnakihtidest, ametnikest või ametitest ja nii edasi. Ja tegelikult neis arvamustes tuleb, vähemalt minu jaoks, on välja tulnud tegelikult üks selline väike kandev ohukoht nende paraadidega. Et on päris palju arvamusi, mis ütlevad, et tegelikult okei. Et las inimesed teevad, inimestel on õigus teevad, mida tahavad, eks ole, et las inimestel on õigus, kõik, mis ma enne rääkisin, on ju, avatud tulevikule, vabale valikule, aga et miks nad peavad seda karjuma ja presenteerima igal pool ja miks seda asja vaja on. Et ma lihtsalt tahaks öelda, et siin peaks võib-olla ka gei kogukond võib-olla mõtlema natuke sellele õrnale piirile, et mis hetkest alates, mis hetkeni nad võitlevad enda õiguste eest ja presenteerivad, ütleme siis, soovi elada täisväärtuslikku vaba elu ja mis hetkest see presenteerimine võib muutuda teatud ühiskonnaliikmete jaoks selliseks natuke ebameeldivaks ja pealetükkivaks. Et ma arvan, et see tasakaalu küsimus on tegelikult see hea küsimus, et selle tasakaalu küsimuse peale tuleks mõelda ja pigem tõepoolest peaks võib-olla ka gei kogukond rohkem harrastama sellist ratsionaalset argumentatsiooni, nagu tõepoolest meil oli Reformierakonna noortekoguga tõepoolest väga suurepäraselt fantastiliselt tore kogemus, eks me rääkisime väga intelligentsete inimestega huvigrupist, gei huvigrupist ja ütleme nii, et kui ma kujutan ette, et kui geid presenteeriksid enda ideid alati samamoodi või suurem osa aega samamoodi avalikkusele, nagu nad presenteerisid seda Reformierakonna noortekogule, siis varsti hakkaks kirik äkki teistmoodi mõtlema, sest et see oli tõesti, see oli tore, see oli rahulik, see oli ratsionaalne, see oli argumenteeritud. Selge, aitäh. Mis oli minu jaoks praegu sellest väga huvitav oli see, et Reformierakond oli üsna muutnud enda seisukohti, mis tal oli enne. Reforminoored. Kahjuks ma ei teadnud, et esindate Reforminoori. Ma arvan, et esindate Reformierakond. See peab mõtlema meiti, kas ma kindlasti esindate ka enda Andrus Ansipi sõnu, aga nagu näha, mitte. Aga lähme järgmise teema juurde, lähme Tartu koolivõrgu juurde ja nagu ma aru sain, siis 3 minutit on teie oleks. Okei, tõepoolest, ma alustame sellest koolivõrgu puhul, et kõigepealt valdade ja linnade, eks üks peamisi kohustusi on võimalused tagamine oma siis territooriumil asuvate inimeste jaoks, et neil oleks võimalus saada nii üldharidus, ehk siis põhi- ja üldkeskharidust. Ja selleks peab linn üleval pidama
põhiharidus peab olema ikka garanteeritud. ja nad ei pea oma territooriumil ka pakkuma. Põhiharidust. Ei pea. Ja tõepoolest selleks siis linn või vald, käesoleval juhul räägime Tartu linnast, peab üleval vajalikul arvul põhikoole ja siis ka gümnaasiumil ehk siis oma koolivõrku. Ja tegelikult Tartu koolivõrk on läbi aegade olnud pigem pidevas muutumises, et küll me oleme alustanud hariduse andmist mingisugusel tasandil, küll me oleme mingisugusel tasandil hariduse andmise ära lõpetanud ja midagi ümber korraldanud ja isegi, et kui me vaatame seda viimast 10 aastat, siis me näeme, et näiteks on liidetud Raadi gümnaasium Puškini gümnaasiumiga, Raadi gümnaasiumis lõpetati Tartu Puiestee kooli tegevus, lõpetati Tartu Annemõisa kooli tegevus, laiendati Tartu Kivilinna gümnaasiumi tegevust, 2006-2007 liideti Tartu Puškini gümnaasium, Tartu Slaavi gümnaasium, 2010-2011 kõige uuem, kõige eeldatavasti kõige rohkem kirgi kütnud, siis muudatused Tartu Mart Reiniku gümnaasium jagati ümber siis Tartu Mart Reiniku kooliks, kust ma just otse siia tulingi, ja Tartu Jaan Poiska gümnaasiumiks ja siis Tartu Jaan Poiska gümnaasium asutati uue asutusena. Kui me räägime hetkeolukorrast ja ütleme olukorrast nüüd pluss 10-20 aastat ette, siis on selgelt näha, et Tartu haridusvõrk vajab küllaltki tugevat struktuurimuutust, küllaltki kardinaalseid ümberkorraldusi. Tugevamalt kindlasti, kui seda on viimasel 10 tehtud. Ja selleks on siis 2 peamist põhjust. Esiteks, demograafiline olukord muutuks suhteliselt drastiliselt ja teiseks, eelkõige seoses uue põhikooli ja gümnaasiumi seaduse ehk PGS-iga põhi- ja üldhariduse kvaliteedi tagamiseks on ka vaja teha teatavaid muudatusi. Ja räägime siis kõigepealt põhikoolist. Et kui me võrdleme praegust aastat, tänast 2011 ja vaatame 2016-2017 õppeaastat, siis esimesse klassi astujate arv suureneb 625 õpilase võrra. Mis tähendab, et kui sellel aastal astus esimesse klassi Tartu koolides 972 õpilast, siis 2016-2017 astub juba 1597 õpilast. Nii, mis me sellest järeldame, et meil on vaja tegelikult põhikoole kas siis rohkem, kas siis suurendada. Et kuna põhikoolidest tuleb rohkem lapsi ja tuleb arvestada, et kõik need lapsed, kes siis hakkavad sisse astuma põhikooli, et ega nad selle esimesse klassi ei jää, täpselt samamoodi nad ju liiguvad ülespoole edasi. Mis tähendab seda, et põhikooli kohtade vajadus suureneb. Kui näiteks sellel aastal moodustati Tartu linnas 43 esimest klassi, siis õppeaasta 2016-2017 tuleks moodustada juba 67, seda on 24 klassi rohkem. Ja mis on põhimõtteliselt ju pool praegu Tartu koolivõrgus olevatest esimeste klassi kõrgust üldse. Läheb natuke kauem. Mul ei lähe natuke kauem. Ja gümnaasiumis on olukord vastupidine. Vähemalt julgeb nüüd siis 9 aastat. Et järgmisel õppeaastal on meil vaja 683 eesti õppekeelega õppekohta ja üldiselt jääb järgmistel aastatel see arv 605 kõikuma, saavutades vadaseisu 2017-2018, kui meil on vaja tegelikult 558 eesti õppekeelega õppekohta. Ja tegelikult pärast seda toimub väike tõus, kui õppekohtade vajadus jääb jätkuvalt alla 700. Lühidalt kokkuvõttes, nagu arvusel mul on kiire, meil on vaja suurendada põhikooli kohti ja meil on vaja vähendada gümnaasiumi kohti. Ütleme siis klasse paralleele, mis paratamatult tähendab seda, et osa gümnaasiumid peavad tegevuse lõpetama, kuna ei ole ratsionaalne pidada üleval gümnaasiumite võrku, ütleme siis gümnaasiumeid, mis ei suuda täita isegi minimaalset vajalikku õpilaste arvu paralleelis. Eelmisel aastal lubati avada gümnaasiumid siis, kui Aga lapsele juurde käib ka õppekvaliteet. Absoluutselt. Meie esimene probleem on see, et kas nendes gümnaasiumi jääb 5-6 tükki, et kas neis kõigis tagatakse see, et praegu on paljudes gümnaasiumides erisuunad, näiteks Tamme gümnaasiumis on meditsiin ja paljudes on võõrkeel prantsuse keel, et need kõik tuleks alles jätta, neid ei saa ära kaotada. Siis kindlasti võib tekkida olukord, et väljaspool Tartut käib Tartusse päris palju õpilasi kooli, et meie enda Tartu õpilastel, kes on sellised tublid neljalised, need ei pruugi olla Tartu koolides kohti. Aga
kõigile õpilastele tuleks tagada sihuke võrdne võimalus heale haridusele. Ja siis me leiame, et kui põhikoolid ja gümnaasiumid lahku lüüa, siis me ei säästa sellega raha, vaid tekivad uued koolihooned, millega kulutused veelgi suurenevad. See on nagu lühidalt kõik praegu. Kas tohib vastata? Jah, palun. Ma räägin õppesuundadest, et siis tõepoolest meil on teatud gümnaasiumitel, nagu väga õigesti tuli hea kolleeg välja, et meil on erinevad, ütleme, et erinevatel gümnaasiumid, erinevatel koolidel on sellised erinevad toredad positiivsed omadused, mille poolest nad silma istuvad. Nagu ma aru sain, sealt peegeldus ilma, et äkki nüüd kaob mõnest koolist ära koor või ütleme midagi sellist. Sain õigesti aru? Pigem on see mõelnud seda, et võõrkeelte suunad, kui see on meditsiini suund, et kõik nagu siuksed, mille pärast seda kooli valitakse, mitte nüüd laulukoori pärast, aga siuksed ikkagi millega seostatakse oma tulevikku. Sa räägid keskkoolist praegu, eks ole? Keskkoolist. Ei, praeguse idee järgi küll sedasi eraldi need suunad ei hakka kuskile ära kaduma. Pigem, et see suund reaalselt ka välja joonistuks, on vaja seda õppetaset tõsta, on vaja paremaid õpetajaid, kes oskavad ka neid reaalaineid reaalselt õpetada või siis ma ei tea. Kus selles suhtes, et me ei suuda praegu, õpetajad palgateemale läheb kõik see, et me ei suuda praegu neid õpetajaid kuidagi meelitada kooli, et kuidas me siis saaks nagu neid suund arendada, kui see tund kuidagi rakendada. Me saamegi, kuidas me saame õpetajate palka tõsta. Me saamegi õpetajate palka tõsta korralikult läbi viidud koolireformiga ja sellega, et täna koolireformil on võimalik õpetajatel saavutada ka näiteks gümnaasiumi osas, kui me tekitame suuremad gümnaasiumid, mitte ainult 2 paralleeli gümnaasiumid, vaid suuremad, 4-5 paralleeli gümnaasiumid, eks. Siis on meil võimalik suurendada õpetajate koormust näiteks gümnaasiumi osas nii palju, et õpetajad saavad ühes koolis täiskoormuse. Näiteks, nad ei pea jooksma, eks ole, mul on mitu tuttavat õpetajat, tõesti praegu väga kurb lugu, jooksevad mitme nii-öelda kooli vahel, et siis oma tunde täis saada. Ei ole hea variant. Kui me teeme korralikud, suured, puhtad põhikoolid ja gümnaasiumid, see tähendab seda, et eeldatavasti peaksid saama õpetajad ikkagi oma normtunnid täis ühes siis kas põhikoolis või gümnaasiumis. Pluss, kui me räägime nüüd eelmisel aastal Tartus, mida ma jõudnud enne lõpetada, kui aegse käis, siis eelmisel aastal võis avada Tartus üks gümnaasium 10. klassid või siis 10. klassi, juhul kui see gümnaasium sai täis 60 õpilast ehk siis 2 paralleeli. 2 paralleelklassi, 20. klassi. See on tegelikult see 60, 61, 2 on selline miinimum õpilaste arvel, millega kool elab ära. Esiteks elab ära nii pearaha mõttes, kui teiseks on võimalik põhikooli ja gümnaasiumi seadusest tulenevaid õppesuundi, valik- ja vabaaineid, mida on juba vist üle 20-26, mul on meeles, aga siin ma võin eksida praegu, täita. Et pole lihtsalt võimalik ühes klassikomplektis pakkuda 3 erinevat suunda. Ja tegelikult on see kehvake ka 2 klassikomplektis. Kuidagi saab, eks ole, sellepärast õppesuunad ei pea olema eraldi paralleelid, aga siiski. Et tegelikult selleks, et me saaksime täita ka põhikooli ja gümnaasiumi seaduses meil ette kirjutatud norme pakkuda kõiki valik- ja vabaaineid, selleks on meil vaja paratamatult suuremaid gümnaasiume ja rohkem paralleele. 4, 5, 6 paralleeli, 5 paralleeli näiteks. Siis me saame hakata rääkida sellest, et tõepoolest meil on nii palju õpilasi, kes toovad nii palju pearaha, et me suudame, et kool tähendab siis suudab palgata õpetajaid, kõikide, ütleme siis korralikke õpetajaid, kõik õpetajad on korralikud, et suudab siis palgata õpetajaid kõikide pakutavate valik- ja vabaainete jaoks. Rohkem õpilasi, rohkem raha, saab tuua rohkem valik- ja vabaaineid, õpilastel rohkem valikuid, hariduse parem kvaliteet. Okei, aga selles suhtes, et te rääkisite praegu väga sellest, et meil on vaja raha kokku hoida, et see on meie põhimõtteliselt mure, et kuidas me kulutame raha mõttetustesse kokku. See kiirustab takka, mitte me rääkisime kahest asjast, nii raha, ütleme, paremast kasutamisest kui hariduse kvaliteedist. Aga selles suhtes, et kui me nüüd seda reformi läbi viime, siis paratamatult tegelikult selle juurde käib ju ka ikkagi see, et kodulähedased põhikoolid jäävad kõik alles. Et kas see siis, kus see tegelik raha siis tulema ikkagi hakkab, et mille arvelt see koolisüsteem ja seda tühja põhikooli võib-olla kütta mitte samamoodi edasi? Tühja, meil ei jää tühja põhikooli, kui sa just kuulasid, siis põhikoolidesse minejate arv järjest suureneb. Meil on põhikooli kohti pigem juurde vaja, eks ole, tugevalt.
kui muretseda selle pärast, et kas meil jätkub lapsi põhikoolidesse. Sõbral jätkub. Lapsi jätkub põhikoolina Navaalal ja järjest hakkab rohkem jätkuma. See ei ole küsimus. Ma räägin hetkel ükskordest põhikoolist, ma mõtlen just pigem maakoolide ja maagümnaasiumit, et saame aru, et seal peavad need koolid ju alles jääma, kuna puhtalt see on kokku lepitud, et koha lähedased koolid peavad alles jääma. Mis mastaabist on nüüd, jah? Räägime Tartu maast üleüldiselt. No. Teema oli vist vähe teisiti ette antud Tartu koolivõrk. Ma pean teile ausalt tunnistama, ma Tartu maakonna koolivõrgu ei ole väga tihedalt kokku puutunud, kuivõrd nii palju, eks ole, et olen tutvunud statistikaga, kui palju meil tuleb, ütleme, Tartu maakoolivõrk, et nagu, nii või naa, põhikoolid eeldatavasti ikkagi jäävad mingisuguse teatud asustuse peale alles. Et pigem Tartu kontekstis huvitab meil see, kui palju maa põhikoolidest tuleb õpilasi Tartusse gümnaasiumisse. See on pigem oluliselt. Selge, kas sellest, kuidas Tartu maakoolivõrk meid mõjutab, on see osa, et üks õhtusin kokku hakkasime kartma omale kätte saadud statistikat vaatama. Et hetkel olukord on nüüd selline, et Tartust välja käib õppimas umbes 600 õpilast, neist Tartumaale 300 õpilast. Vastupidi aga on see, et kus Tartusse sisse tuleb, nüüd on kõik astmed koos, see arv on 2200, ligi 2200 õpilast ja neist Tartumaalt on ligi 1400, kes tulevad meile. Et kui me nüüd võtame umbes selle ja Tartumaale gümnaasiumi käivad siit ligi 200 õpilast. Kui me võtame selle sama suhte, siis tähendab, et Tartumaalt tuleb meile iga aasta umbes 1400 gümnaasiumi õpilast. Et mis on siis 2 paralleeli igal aastal gümnaasiumis. 1400 gümnaasiumi õpilast. Kui me võtame selle järgi, et 1/3, kes käivad Tartust väljas õppimas, käivad gümnaasiumis ja sellest hulgast, kes tulevad maakonnast Tartu õppima, võtame ka sama suhte, ma eeldan, et Tartu maakonnast tullakse rohkem gümnaasiumi kui põhikooli. Et põhikoolis käiks ikkagi kodukoha lähema. Aga meil on sellised head tasemel gümnaasiumist, kus tuleb rohkem maakonnast rahvast. Et siis meie mure on see, et kui meil jäävad need 4-5 suurt gümnaasiumi, mille taset me tõstame, ehk siis mis tõmbavad tühjaks selle tagamaa ja jäävad gümnaasiumist välja Tartu need keskmikud, kes õpivad, nagu Rait mainis, tublilt 4-dele, et siis ei jagu neile Tartus piisavalt koolikohti. Et sama probleem näiteks väga võrdlusena on ka Viljandimaal, kus siis jääb Viljandi linna üks riigigümnaasium, lisaks pannakse ümbruskonnas gümnaasiume ilmselt lähiajal kinni ja ka seal on see mure, et jäävad 5 paralleeli, mis ei suuda pakkuda piisavalt võimalusi oma linna noortele. Et ma kardan, et Tartus võib sama asi juhtuda. Ma tahan teile öelda sõbrad, et praegu on arvestatud sellega, et Tartu ja tegelikult näitab ka statistika seda, et hetkel Tartu põhikooli lõpetajatest valib pärast põhikooli gümnaasiumi 85% õpilastest. Samas keskkoolist välja langemus parasjagu suur, liigagi suur. Tegelikult see praktika, et 85% õpilastest pärast põhikooli valib gümnaasiumi, minu arvates ei ole päris õige. Gümnaasium on ikkagi ettevalmistus ülikooliks ja me eeldame, et gümnaasiumisse, mõnes mõttes vähemalt suurem osa õpilasi, kes läheb gümnaasiumisse, läheb pärast seda ülikooli ja suudab selle ülikooli edukalt ära lõpetada. Antud hetkel mul on tunne, et gümnaasiumisse saab päris palju neid õpilasi, kes tegelikult võiksid minna pigem kutsekooli. Et selles suhtes ma ei saa nagu nõustuda, et see oleks tohutu probleem, kui gümnaasiumid hakkaksid võib-olla väheke tihedamalt selekteerima seda, millised õpilased ikka gümnaasiumisse sisse astutakse, sest tegelikult eelmisel aastal ma tunnistama, eks ole, see, kelle kapsaaed ikka läheb pigem kui meie kapsaaed, aga kui me jätsime ka eelmisel aastal 60 õpilase piiri gümnaasiumitesse, eks, et need gümnaasiumid, läks jumal liberaalsel kombel, eks ole, need koolid, kes saavad 60 õpilast täis, saavad gümnaasiumid avad, et nii palju mulle teada olevatelt andmetelt päris mitmed koolid võtsid ikkagi õpilasi suhteliselt selle mõttega, et peaasi, et me saaks need 10. klassid lahti teha
ja väga palju ei mõelnud sellele, et aga tõesti, kas me siis võtame nüüd gümnaasiumisse ikkagi vastu selle õpilase, kes peaks gümnaasiumisse kuuluma. kui ma olen seda arvake praegu, et ma tahaks öelda, et õpilased ei peaks kuidagi omandama gümnaasiumiharidust, et ma olen selle vastu, aga pigem ma tahan öelda, et kui me võimaldame ka näiteks, ma ei tea, 3,2 või 3,3 keskmise hindega õpilasel minna gümnaasiumisse, siis mitte me lihtsalt, mis oligi mõnes mõttes seda gümnaasiumisüsteemi, vaid me rikume ära ka noore inimese elu, kes oleks tegelikult võinud minna pärast põhikooli, õppida endale kutse, saada mingisugusel, ja saab ka keskhariduse kätte, kui vaja on, kui ta soovib, ja saada mingil ajal tugevaks spetsialistiks. Selle asemel me võtame noore inimese, kellel ei ole tegelikult keskkooli võimekust, kellel tegelikult pole ülikooli võimekust, kes veab võib-olla kuidagi selle keskkooli läbi, saab ülikooli sisse, kukub sealt välja, eks ole, puhta keskharidusega. No mida me teeme keskharidusega, sõbrad? Mida me teeme ainult keskharidusega? Meil on variant, kas meil on mingisugune kutse ja keskharidus ja meil on teine variant see, eks ole, et meil on ülikooli kraad. Ma leian, puhta keskharidusega on ikkagi väga keerukas. Ma arvan, et me peaks sellist noori kasutama. 2 asja nõuda täpsustada tahaks. Esiteks ma küsiks, jah ei vastust paluks, et kas te pooldate, et selles eas noor inimene peaks õppima kodu lähedal? Mis eas? Gümnaasiumi eas, seal peale põhikooli. Ei ole nõuline. Okay. Et kui sa ütlesid, et meil peaks gümnaasiumi nii palju neid vastu võtma, et siis näiteks, kui ta tahaks kodu lähedal kooli jääda, siis Tartu kutsekooli, mis iganes kutsekeskuses on tahtlik 2 korda rohkem kui sisse pääseb noori. See on praegune olukord. Ja teiseks on see, et see on see praegused gümnaasiumi taseme juures, mis sa rääkisid, et lihtsalt klassikomplektid avada, nad võtavad seal vastu ka neid nõrgemaid. Et aga kui me jätame need 4-5 suuremat gümnaasiumit, mille taset te tahate tõsta, et nad oleks tõsiselt kvaliteetsed, teha sellised suured, et siis seal see tase paratamatult tõuseb, mis meelitab ka ümberkaudseid maakonna inimesi, aga miks mitte kaugemalt inimesi siia õppima. Et see tõstab taset ja jätab välja need, kes minu meelest muusum gümnaasiumis saaksid täiesti normaalselt hakkama ja saaksid edasi ülikooli. Kui me räägime sellest kavast kompleksselt, siis on arvestatud niimoodi, et gümnasistidele need hooned jäävad võrdlemisi lahedalt kätte, et kui peakski tulema rohkem õpilasi, siis igal juhul nad mahuvad sinna ära. Et jah, seda hirmu meil ei ole, et tegelikult mul on praegu koolivõrku planeerides on arvestatud sellega ja tegelikult ka koolivõrgu komisjonis või ütleme siis töörühmas, mis siis eelmise aasta sügisel hakkas koos käima ja antud teemad paika panema, oli ka teie erakonna esindaja täitsa olemas, et rääkige suurele temaga ka. On suheldi, et ma lõpetan kätte. Ei ole välja mõeldud. Et pigem ongi praegusel hetkel selle kavaga, millega praegu haridusosakond ja abilinnapea käivad gümnaasiumite juures, ongi arvestatud, et 85% gümnaasiumi lõpetajatest tõepoolest läheb põhikooli lõpetajatest just läheb gümnaasiumisse edasi, nii et ma arvan, et meil seda tohutut ruumipuudust ei teki ja pigem ma arvan, et väike konkurents on hea, et ma ei tahaks uskuda, et õpilased, kes peaksid saama gümnaasiumisse, ei leia nende autos gümnaasiumi kohta, pigem mitte. Kas meil on vahepeal publikudes küsimus? Ja mul on lihtsalt see, et kui Mikkel, ma olen kindel, et sa tead seda, et meil on kutseharidust ka keskkooli baasil, mis tähendab seda, et kui me muudame Tartus gümnaasiumid nii tugevaks, et siia lähevad need õppima, kes plaanivad edasi ülikooli, siis tähendab see, et need Tartu koolinoored, kes tahavad minna keskkooli baasil kutsekooli, mis valdav õppesuunad Tartu kutsehariduskeskuses on, siis nad peaksid minema Tartust ära mujale, saama keskhariduse ja tulema siia tagasi. Need kulud, mis sinna kõik kaasnevad. Miks sa väidad, et see kutsehariduse tase peaks olema siis nii ligadi-logadi? Ei, kutsehariduse tase ei ole. Ei, no mõtlen, et sa tahad öelda, et igasugune suvaline klient siis peaks vaadata tähenduse pärast, et kutsekooli peaks siis igasuguse gümnaasiumiharidusega saama. Et pigem anname gümnaasiumist on vaja keskkooli, mis on keskmise tasemega, kus lähebki edasi kutsekooli. Tartu linna seisukohast, kuigi ma olen Võrust pärit, siis ma ütlen, mis Tartu linna seisukohast on see kasulik, on see, et lihtsalt riigi raha tuleb siia, läheb linna sisse, õpetajate palgad ja muud asjad. Sest linna seisukohast on selline asi kasulikum. See tähendab seda, et need jäävad veel edasi kutsekooli ka siia. Kutsekoolis nad saavad lisaks veel täiendava raha oma stipendiumite näol, see raha jääb linna.
küsimus on selles. Raivo, ma mõistan su muret, ma vabandan ennast enne võib-olla natuke valesti väljendasin, et kindlasti ei olnud mõte see, et me peaksime Tartu gümnaasiumi võrgus hakkab mingisugust üübermenši kasvatama. See nii või naa ei tule. Eks ole, ma lihtsalt väidan, et 85% on võib-olla natuke suur, eks ma ei mõtlegi, et peaksid saama põhikooli lõpetajatest näiteks 25 ja 30%. Pigem ma räägin enda nägemuses võib-olla 65, 70, 75 kuskile sinna vahele võiksime äkki panna kõikuma selle põhikooli lõpus gümnaasiumisse minema. Ja ma arvan, et selles 75 näiteks või 70 on piisavalt neid õpilasi, kes on nii-öelda keskmist õpitulemustega, kes võiksid pärast minna ka kutseharidust omandama edasi. Ka head tulemustega õpilasi on vaja kutseharidust. Nõus. Kõike tuleb. Siin jällegi natukene noriks, et see, me ütleme 85% ja 65% vahe on üks 300-400 õpilast. Ja et kui meil praegu, kahjuks seda statistikat ei suutnud mitte kuskilt leida, kui palju käib meil mitte Tartu linna sisse kirjutatud noori Tartu gümnaasiumites, ma ei tea, või mitte, sul on see statistika? Mul on, aga mul ei ole kaasas. Kui 25% umbes. Et siis ma ei näe, miks sealt ei peaks see kasv olema sama suur, mis jällegi nagu jätab puhtalt need Tartu noori lihtsalt veel rohkem välja. Ei ma räägin praegu, me rääkisime olukorrast. Olukord on see, et Tartu noored praegu ei jää välja. Tartu noored, kes tahavad, saavad praegu gümnaasiumisse ja rohkem ka veel. Eks? Kuidas ei saa? Vaata Ülenurme gümnaasiumi õpilaste sissekirjutus. Tartu linn on jumala palju. Tartu linnast on. Samamoodi on Lähtele koolis. Selles mõttes on Tartu linna. Selles mõttes, vaata, seal on ikkagi see samune probleem on see, et need, kes ei saa Tartu linna kooli sisse gümnaasiumisse, lähevad maakonda või kaugemale. No jah, aga ma ei teadnud, kas see asi nii on, aga ma ütlen sul lihtsalt, et kui see keskmine hinna on 3,1 ja 3,2, siis paraku sul peabki olema raske saada gümnaasiumisse sisse. Ei olegi päris nii, et lähen põhikoolist, kohe pole, mis ma seal 9 aastat teen ja saan huude F-lisse. Ei ole lihtsalt. Ma tahtsin esiteks öelda üht asja, ma tahtsin öelda seda, et Eesti selline ilus mõte arendada regionaalselt ja et kõik maakohad ka ikkagi õitseksid siin suri suhteliselt Reformierakonna silme läbi, või see ei ole oluline. Aga teiseks ma tahtsin küsida seda, et te ütlesite, et 9 aasta pärast umbes, et see reform on praegu oluline, sest et umbes 9 aasta jooksul ei tule neid lapsi. Kui 9 aasta jooksul hakkab neid 9 aasta pärast tuleb neid meeletu hulk ja siis võib-olla, kuidas rahvastik nagu kõigub, näiteks järgmised näiteks 5 aastat ei ole lapsi ja siis on jälle hästi palju lapsi. Kas te arvate, et Eesti haridussüsteem peaks olema niimoodi, et igal aastal otsustame, et aga hakkame reformima, muuda midagi ära, paneme kooli kinni, 9 aasta pärast teeme lahti, 5 aasta pärast paneme kinni, siis teeme jälle lahti, kas haridus ei peaks olema selline, kuidas öelda, nagu püsiv või selline, et me ikkagi mõtleme natuke kaugemale kui see, et nii, et me 2 aastat peame koolidele peale maksma, aga 5 aasta pärast me teenime sealt midagi kõigile. Jaa, nõus, absoluutselt. Hariduses peavad olema teatud püsivad printsiibid, teatud püsivad väärtused, mida järgitakse. Mina arvan, et üks sellistest püsivatest väärtustest ja printsiipidest peaks olema see, et meil on põhikoolid ja gümnaasiumid lahutatud. Ja paratamatult, kui ikkagi demograafiline olukord mingisugusel hetkel näitab, jah, võib-olla 10-15 aasta pärast, 20 aasta pärast näitab seda, et tõepoolest meil on vaja mõned näiteks põhikoolid sulgeda või mõned gümnaasiumid juurde teha, siis me peame seda lihtsalt tegema. Aga me ei suuda, naimedate sõbrad, kui demograafiline püramiid kõigub meil, eks ole, mingites ebamäärastes kõrgustes, siis me ei suuda panna praegu paika, et me oleme nüüd Tartu linna juhid ja me paneme praegu paika, et meil on täpselt nii palju põhikoole ja täpselt nii palju gümnaasiumeid ja sellega me nüüd saame läbi 30-40 aastat. Et ei saa. Paratamatult mingisugused koolid mingisugusel hetkel suletakse, paratamatult mingisugused koolid mingisugusel hetkel avatakse. Aga universaalselt, kõikuva laste arvuga, universaalselt koolide arvu, nii põhikooli kui gümnaasiumi arvu me ei suuda saavutada, see on oluline. Sel juhul peaksid olema koolid niivõrd suured, eks ole, mahud. Ja siis üksid korralikud kombinaatkoolid, kus ühel aastal on näiteks paralleel 10. klassis 20, teisel aastal on neid 2. Ja siis koolid on lihtsalt selline kombinaat, kus lihtsalt nagu topitakse klassiruumid nii täis kui saab, sest et lapsi sünnib juurde ja siis umbes
pannakse pool koolimaja kinni, kuni just, et üks põhjustest ongi see, et kaasaegsed standardid näevad ikka natukene paremaid õppetingimusi ette, et ei ole niimoodi, et on klassiruum, topime siia nii palju õpilasi, kui meil vaja toppida on, eks ole. Uue põhikooli gümnaasiumi seaduse järgi ühes põhikooliklassis 1.–9. võib olla kuni 24 õpilast, on minu teada lubatud paar tükki või 2 tükki vist sinna juurde panna, eks ole, ja gümnaasiumiklassis 36 just nimelt, et see on ka teatud raamistik, millest me lihtsalt peame lähtuma. See muutub varsti. Seal võib varsti 60 olla. Kui sa ütlesid, et meil see demograafia käib nii, et siis seda, et neid asju peaks ikkagi vaatama nagu kooslusena, et ka praegu võimul oleva erakondade poliitika peaks tagama seda, et meil see demograafia ei käiks niimoodi. Et ka see sotsiaalpoliitika pool, et ka see peaks toetama seda, et meil see demograafia oleks nagu vähe ühtlasem. Absoluutselt. Reformierakonna emapalk on, ma tahaks öelda, üks suuremaid Eesti iibe tõstjaid viimastel aastatel, et jah, tõepoolest Reformierakond teeb kõik selleks, et demograafia mitte ei käiks niimoodi, vaid läheks sujuvalt niimoodi ja kui meil ikka lapsi sünniks, siis küll me koolide jaoks ka raha leiame. Liigus see, et sündimust langeb. Kõik küsid täpselt. Üks hetk, seal oli üks küsimus. Tahtsin tegelikult mingi 4-5 teemat tagasi väikse kommentaari teha. Et Eesti tööturg vajab hetkel kutsehariduse inimesi, mitte kõrgharitud inimesi. Aga keegi ei pannud tähele mun käega. Tegelikult on, miks te saadate nii nimetatult ütleme nüüd keskmise hindega 3,2, 3,3 sinna kutsekooli, kuid tegelikult oleks sinna vaja just neid kõrgemaid, et meil tuleksid targemad kutseharidusega inimesed välja, kes tegelikult nende palk on kõvasti kõrgem kui kõrgharidusega inimesed. Ausalt, see sama peale tegelikult olukord, kus meil on vaja nii oskustöölisi, kes tulevad kutsekoolis ja meil on vaja ka kutsespetsialiste, meil on vaja ka tipptasemel insenere. Puudust on paranes. Kas seal taga oli ka üks küsimus jälle? Ja ma tahtsin enne remargiks öelda seda, et tegelikult see demograafiline... Palun vaikselt. Et ma ei rääkinud demograafilist kõveraks, vaid pigem demograafiline sirgeäkki. See demograafiline olukord ei muutu kunagi hüppeliselt, kui meil just tuumapommi siia ei maandu. Et meil ikkagi mingi perspektiiv on ikkagi üsna kaugele näha ja me ei räägi siin ka 2 aastast, me räägime ikkagi 10 aastast, pigem 5 aastast. Ja kui 10-15 aasta pärast me näeme, et see olukord muutumas jälle, saab see ümber korraldada uuesti. Just, selge. Üks küsimus oli siin ka. Eestis on kokku 26 gümnaasiumi, mis toodab tudengeid. No see on kus tuleb tudengid, 26 gümnaasiumi. 26 gümnaasiumi, mille lõpetajad lähevad ülikooli edasi. See ongi minu eesmärk. Ma ütlen siiralt, ma ei ole antud statistikaga kursis. See on 26 gümnaasiumi pluss ülejäänud koolidest, nendest 26 sealt. Kas sealt siis nagu läheb enamus või siis... No enamus, et sealt osad võivad ka minna kutsekooli. Kas sa tahad öelda, et meil on mõned gümnaasiumid, mis on gümnaasiumid ja ei tooda mitte ühtegi tudengit? Ja võib olla küll. Aga... Et on Eesti Vabariigis mõni gümnaasium, kust ei ole kunagi ühtegi tudengit välja tulnud ja ei ole ka lootust, et see üle poolte gümnaasiumitest ei ole mitte ühtegi tudengit. Ma selgitaks seda fakti. 8 aasta jooksul ei ole mitte ükski näinud kõrgkooli gümnaasiumi osa lõpetajatest. Üks gümnaasium näide sulle toodud. Siis ongi pärandin aeg see gümnaasium arvatavasti kinni panna. Kuna ta on konkurentsivõimetu gümnaasium ja... Aga ei ole, aga sealt lähevad kutsekooli jälle. Mul on tegelikult fakti täpsustus see teema käib, et 26 gümnaasiumi lõpetajad nii-öelda kokku lähevad ülikooli, aga tegelikult on ka kõrgkoolid, et kõrgkoole ei ole nagu sinna hulka praegu arvestatud, Rivo. See eelne teema, mis me rääkisime. Et kui mujale see EPS ikka saab, jah, et lähevad tegelikult ka kõrgkooli, et see nagu on mõeldud konkreetselt ülikooli näitel 26 gümnaasiumi. Jah, palun. Ma küsiks Reformi noorte käest selle demograafilise seisundi ja sotsiaaltoetuste kohta, et enne oli teemaks see, et te ei toeta lennukit külvamist. Ja raha peaksid saama sotsiaaltoetuste näol need, kes seda tõeliselt vajavad.
siis mul tekkis küsimus emapalga osas, et seda arvestatakse siis viimase 6 kuu sissetuleku järgi. Et selles mõttes, et kas vastab tõele, et need, kes teenivad hästi, saavad suuremat emapalka kui need, kes teenivad vähem? Absoluutselt. Aga tegelikult see ei ole kuivõrd, kuidas ma ütlen, selline sotsiaalne meede, kuivõrd tegelikult on siinkohal tegemist tööturumeetmega, mis tähendab ka seda, et kõrgemapalgalised vanemad mitte ei teeks palehigis karjääri, vaid julgeksid võtta, eks ole, neil oleks mingisugune teatav kindlus, et nad julgeksid võtta kaja maha, kasvatada oma last, tuua Eestisse uut, võib-olla siis kõrgelt ära kasvada. Rõhutan, minu isiklik seisukoht, et on meie tööturumeede, kuivõrd sotsiaalmeede, kui sa küsid vanema hüvitise kohta. Et selles suhtes ma ei tea, kas su küsimus läks täpne. Selles osas, kui me proovime ühti Raigoga, et see ise enam ütlesid, et neil, kes enam kuidagi ütlesid, et need, kes vajavad vähem, need saavad rohkem, kes nii palju vaja, et need saavad vähem. Et vanemapalk ongi minu meelest siuke, et kes vajavad vähem, saavad rohkem. Ma rõhutan veel, et vanemapalk ei ole sotsiaalmeede, vanemapalk on... See ei ole kas me praegu hetkel pole natukene vale teema peale mõtlenud? Ivo, see pikas perspektiivis. Ja pikas perspektiivis. Tegelikult me enda vahepeal. Nii, palun, kas on teema? Oota, selle teema. Seetõttu me näeme nüüd ette, et järgmise 10 aasta jooksul oluliselt kasvab põhikooli minejate õpilaste arv. Me näeme seda, et iga aasta läheb järjest rohkem, klassikomplekte on meil järjest rohkem vaja ja ruumi on rohkem juurde vaja. Gümnaasium mõnevõrra väheneb. Küll aga väheneb vähem, kui tuleb põhikooli juurde. Et minu küsimus on selles, et tegelikult kui raha kokkuhoidu kui sellist ei saagi tulla, sest meil on vaja uusi koolimaju juurde. Esialgu ei ole. Meil on vaja 10 aasta pärast seda juurde, sest siis hakkab kasvama need, kes läksid nüüd esimesse klassi. Me näeme, et need kasvavad. See tähendab seda, et kui me nendest võtame 85% või 65% läheb gümnaasiumisse, siis 10 aasta pärast hakkab gümnaasium kasvama. See tähendab seda, et 10 aasta pärast peavad meil olema nii gümnaasiumi uued majad. Sellepärast olemasolevatesse majadesse, Treffnerisse ja Kivilinna me ei saa juurde klasse tekitada, et juhul kui me muidugi 7-9 klassist majast välja ei löö, siis meil on võimalik teha mõned juurde. Kivilinna tahetakse 6. paralleeli teha muideks. Sinna suurtakse nii palju võimalik. Siis ainukest mängumaad on siis Tamme gümnaasiumis tekib, eks ju, nii-öelda läheb uus maja. Minu küsimus selle uue maja kohta, et kui palju paralleele seal on võimalik teha. Tegelikult ma vastasin selle küsimusele natuke algusest, et selge see, et mingil hetkel meil on vaja uusi koolimaju ka, aga eeldatavasti alguses me saame pigem hakkama sellega, eks ole, et kuna gümnasistide arv väheneb ja kuna põhikooli astujate arv suureneb, et kui me muudame mõned gümnaasiumid või siis ütleme täistsüklikoolid, muudame põhikoolideks, siis me saame lihtsalt mängida nii-öelda selle õpilaste arvu ümber. Et meil kohe ei ole vaja hakata robinal ehitama uusi koolimaju, aga et ühesõnaga me saame lihtsalt mängida praegu olemasolevatesse koolihooletesse, gümnasistid ja põhikooliõpilased veidike teisiti. Mingil hetkel, tõepoolest võib-olla, et meil on vaja uusi koolihooneid. Kas ehitada, eks ole, ehitamine on üks variant. Teine variant on see, et leida sobivad hooned nii-öelda Tartu linnast, mingis mõttes, kas siis ümber ehitada, natuke kasutusele võtta. Et ega tegelikult need mured seisavad meil ees, et selle vastu ma ei oska nagu kuidagi vaidleda, aga ma arvan, et Reformierakond püsib võimul, majandus tõuseb ja... On meil näiteks kraadikiirkond vajab sama põhikooli. Nii-öelda probleem tekib aastast 2017, ma küsisin seda just seda nooruse 9 maja kohta, sest ma ei osanud selle ära arutada, et kas probleem tekib siis 2017 või 2018, kui meil on kindlasti uus maja juba vaja. Sellepärast, et gümnaasiumi õpilaste arv ja põhikooli õpilaste arv on nii suur, et me olemasolevatesse majadesse ei mahu ära. Ma ei julgu sinna käest öelda. Aus vastus. Kas on veel kellelgi viimane küsimus? Ei, jah? Jah, palun. Jah, ma katsun seda sõnastada nii,
et ka vaesed sotsid saaksid natukene vastata, et palun küsimused ei oleks. esitame siis selle küsimuse tõepoolest niimoodi, et me vaesed sotsid saaksid vastata. Äkki oleks me poliitiliselt korrektsed. Küsimuste vaesed. Et küsimus. Nüüd läks kuidagi segamini. Las keegi teine. Ei, ärge muretsege selles suhtes, et ma võin kurri häält teha, ega selles suhtes, et te võite küsimusi ikka. Mul läks kuidagi nüüd. Las tooma. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ei, sellisel juhul mul oli väga hea meel, et mõlemal poolel mind kui üllatas tegelikult, et me esitasime siin natuke neid teistsuguseid vaateid, kui me oleme kuulnud nagu televisioonist, et paraku mul endal on jäänud mulje, et praegune valitsus pigem ei poolda antud hetkel omasooliste kooselu, aga Reformi noored toetavad. Aga Reformi noored toetavad ja see on minu meelest aplausi väärt ja üldse, et see on üldse aplausi väärt. Mul on veel üks, kuna me teame publikul, kas on inimesed, kes oleks huvitatud kõrgharidusreformist, et kas meie debateerijad on täna valmis mõnele küsimusele vastama või ei ole ja teeme järgmine kord. Teeme järgmine kord.